Tere ilusat reede hommikut kõigile ja mul on nii suur rõõm, et meil on siin Katrin minu kõrval. Ma panen kohe meid siia laivi ka niimoodi, et vaatame, kus meil Zoom on siin ennast muutnud, aga ma saan meid siia ilusti. Oleme ilusti pildis kahekesi. Nii, tere hommikust siis kõigile, kes on tulnud vaatama seda veebikooli laivi. Täna meil on külas Katrin Kiviselg, kes minu jaoks on täiega inspireeriv naine. Nii äge naine, kellega mul on olnud au ja võimalus olla koos ühes ühises mini-mastermindis ka ja teda natuke lähemalt tuttavaks saada. Aga Katrin, enne kui ma sulle sõna annan, ma tahan sind korraks ise tutvustada, nii nagu mina sind olen kogenud. Nimelt meil oli võib-olla siis nagu müügist kohe nagu müügi vaatenurgast lähtuvalt, et eelmisel aastal palusin appi Katrinit müüma WordPressi õpiprogrammi, mis meil veebikoolis on. Ja Katrin tuli, tuiskas sisse stuudiosse, istus laua taha maha ja mina kujutasin ette, et nüüd hakkab mingisugune selline pikem jutuajamine ja selgitus, et mis see programm siis kõike sisaldab ja kõik nüansid, et teeme siin 2-tunnise pika koosoleku kõigepealt, et üldse aru saada, mida me siin müüma hakkame. No ma arvan, et läks umbes võib-olla 5 minutit sissejuhatuseks. Katrin võttis telefonitoru ja hakkas kohe rääkima ja lihtsalt see oli minu jaoks nagu mega suur kogemus ja õppetund, kus ma täiega õppisin, mis tähendab müük. Et sa ei pinguta üle selle infoga, sa ei kalla inimesi üle kuidagi infoga, vaid sa pead aru saama sellest, mis on see probleem, mida inimesel lahendada. Ja kui lihtsalt sa hakkasid inimestega lihtsalt telefoni teel rääkima, see oli minu jaoks täiesti, nüüd mul jäi karp lahti, aga see oli siiamaani minu jaoks üks elu, üks väga hea õppetund, kuidas see müük käib. Et nii äge, Katrin, et sa oled tulnud jagama oma kogemusi tarkustega. Palun räägi nüüd natuke endast, kuidas see müük sinuni on jõudnud ja mis see müük üldse sinu jaoks tähendab? Ja sissejuhatuseks ma ütlen, Marika, et minu jaoks oli ju vastastikku sama inspireeriv. Et mind inspireerivad just need inimesed, kes ütlevad, et ma tahan, et mu äri läheks paremini, mul on tunne, et asi on müügis, et ma lihtsalt ei saa aru, et mida ma täpselt tegema pean, kuidas ma peaksin edasi minema. Ja sina olid üks nendest ärijuhtidest, kellele ma ütlesin, et ma ei saa seda teha sinu eest. Pead mulle tõestama seda, et sina oled ka täpselt samamoodi valmis seda toru kätte võtma ja siis inimestega rääkima. Nii et tegelikult minu meelest, mis sind inspireeris, ei olnud see, et mina neid kõnesid hakkasin tegema. Minu meelest, mis sind inspireeris, oli see teadvustus, et issand, see ei olegi nii keeruline. Et ma oskan Jah, seda ise ka teha. oli Et tegelikult jah. minu müügitaust on selline, et ma olen üks nendest tuhandetest eestlastest, kes on käinud Ameerikas raamatuid müümas. Ma õppisin ülikoolis õigusteadust ja see oli täitsa okei, aga mul oli vaja mingisugust suvetööd ja siis nad tegid kogu selle müügiprotsessi ja värbamisprotsessi suurepäraselt ära. Niimoodi, et mina küll ei tundnud, et mulle müüdi see programm ära, mina tundsin, et mina ise tahan minna, et see on maailma parim võimalus. Ja see oli hästi huvitav, sest et tegelikult kõige suurem takistus, seal on küll see kõik, kes teavad seda raamatumüügi tausta, kus tudengid lähevad Ameerikasse raamatut müüma ukselt uksele. Et seal on ju niimoodi, et ise maksad need lennupiletid, viisa, ühesõnaga, et nagu kõik kulud teed ära, et küll sind koolitatakse väga hästi. Aga huvitav on see, et okei, see raha saamise koht oli keeruline ja seal õnneks, et pere oli abiks, toeks. Kõige keerulisem koht, kus mul tegelikult oli otsustada, kas ma lähen või mitte, oli minu enda vastuolu peas ja arvamuses sellest, et kes on müügiinimene. Mulle tundus, et mis asja, ma õpin õigusteadust et minust peaks saama jurist, advokaat, keegi oluline inimene ja minu ainus teadvustus sellest, et kes on müügiinimene, oli see, et no ma ei tea, kassapidaja kusagil Kohtla-Järve poes on ju, või siis väga ebameeldiv mingit asja pähe määriv inimene. Nii et see oli nagu huvitav, et juba nii varases eas ma pidin tegelema just selle teemaga, on ju, et mis asi see müük üldse on ja kuidas nagu ma ennast seal müügi sees näen. Ja peale seda põhimõtteliselt ma olengi täitsa müügi peale jäänud, et oma õiguspakka ma sain kätte, aga raamatuid müüsin tervelt 7. Käisin väga lahedates osariikides ja siiamaani nagu nii palju lahedaid mälestusi, hästi keerulisi hetki. Ja pärast seda oli üks rahvusvaheline rõivaste bränd, luksusrõivaste bränd, kus me viisime ettevõtte Kanadast tõime Euroopasse, Euroopast Austraaliasse ja praeguseks on samamoodi, et väga-väga tugev bränd ja need viimased 8 aastat olengi töötanud ettevõtte juhtidega ja startup'ide asutajatega, et aidata neil müügistrateegiaid paika.
kui palju sina näed seda, et me ennem natuke siin rääkisime ka omavahel, et noh, miks nagu näiteks veebikoolis me oleme alustanud praegu sellise õpiprogrammiga nagu müügikool, tulenes sellest valust minu enda sees, mis ma nägin koolitajana, et meie veebikooli õpilased on läbinud programme, kus nad on omandanud väga häid oskusi, näiteks digiturunduse oskusi või kodulehtede tegemise oskusi või mis iganes muid selliseid veebiäri oskusi, mille jaoks tegelikult ju turg on olemas, mille jaoks reaalselt vajadus on olemas, aga siis nad lõpetavad selle programmi ja neil on need oskused olemas ja nad teevad midagi väga hästi, aga nad ei julge isegi oma Facebooki seinale postitada, neil ei ole kliente, neil ei ole raha, nad lähevad tagasi palgatööle, nad muretsevad, et neil ei ole piisavalt rahavoogusid. Et miks see niimoodi on, et inimesed, kes on oma valdkonna spetsialistid, võiks ju teenida vastavalt väärilist tasu. Ja siis on osad inimesed, kes tulevad ja taovad endale vastu rinda, pole mitte midagi õppinud, vaadanud ära 2 Youtube'i videot ja küsivad sellist hinda ja elavad ülihead elu nagu, et see, miks see nii on? no ma arvan, et seal on palju põhjuseid, miks see nii on, aga ma olen vist see suurema pildi inimene, et mul on alati aru saada, on oluline ka aru saada, et miks mingis kohas mingid asjad töötavad, on ju. Et sellepärast ma olengi suures plaanis müügistrateeg. vaata, mõnikord võetakse vale müügistrateegia ka, et sa ütled, et mõni ei julge postitada, aga noh, mõnes äris on niimoodi, et sul ei olegi vaja postitada, et tegelikult selleks, et esimesed kliendid endale üldse saada, sul on vaja kontakti päris inimesega. Et iseenesest isegi veebikooli müügiga on ju, et on neid inimesi, kes on nagu fännid, kes teavad, mis asi on veebikool, kes teavad, et noh, et kui nad juba sinna programmi liituvad, kui nad kõik niimoodi teevad, nagu Marika neile ütleb, või siis teised toetajad, siis nad jõuavad sinna, kuhu nad jõuavad, on ju. Aga need inimesed, kes võib-olla kuulsid ühe korra oma sõbra käest, kusagilt lugesid mingit artiklit, mis asi see veebikool on, et tal on vaja oluliselt rohkem arusaamist, et mis asi, noh, mida ma siit saan, on ju. Ja see on see koht, kus me saime sinuga aru, et meil on vaja seda rohkem üks-ühele touch'i, eks ju. Et ma arvan, et küsimus on jah, selles, et mõnele ei meeldi müüki teha, sest et see on ebamugav. Ja ma ütlen, noh, ma olen mis üle 20 aasta olnud müügis, on ju, ja see on ikka ebamugav, et hommikul kell 9 telefon kätte võtta, ma kunagi ei tea, mis seal teiselt poolt toru ootab, et kas kellelgi on hea päev, kas kellelgi ei olnud väga hea päev. Ma ei tea, kas tal just oli, ma ei tea, halb kogemus kellegi teise inimesega rääkides, on ju. Et aga ma tean, kuna mul on kogemust nii palju, siis ma tean, et pärast seda esimest kõnet see ebameeldiv tunne lõpeb sest siis on nagu algus päevale tehtud. nii et müügiga on väga palju see, et on hästi praktiline oskus, et seda ei ole võimalik teha, nii et ma arvan täna, et ma ise kasutan ka ikka ai tööriistu ja igasuguseid erinevaid võimalusi, mis on võimalik, aga nagu, et see müük, mida mina teen, mida mina räägin ja eriti algusfaasis, hästi raske on teha passiivselt müüki. et ma arvan, see on see, mida tahetakse päris palju, et ma teen selle 1-2 postitust ära, mingisugust strateegiat seal taga ei ole, pikaajaliselt seda ei tee, ei tea, kuidas teha call to action'it on ju, ja siis ma lihtsalt loodan, et äkki inimesed tulevad ise ostma et see on see koht, kus ettevõtte juhtidega või nagu ettevõtetega, kus ma olen koostööd teinud, et kui ma küsin ka, et mis ta siis see müügistrateegia on või kuidas siis inimesed võiksid aru saada, et teid võiks osta. hästi palju ikkagi, kogu strateegia on, nagu ma seda kutsun, see lootuse strateegia. ma loodan, et nad mind leiavad, ma loodan, et nad ise ostavad, ma loodan, et nad saavad aru, mida nad ostavad, et hope the strategy. Väga hea, et see strateegia siis on esimene asi. Kuidas seda strateegiat üldse nagu avastada ja jõuda selleni, et kuidas ma tean, mis strateegia minu toote või teenuse jaoks töötab? nojah, see et kust me alustame. tead, ma arvan, et number 1 asi, millest ma tegelikult olen arvestanud, me räägime sellest veebikoolis natukene sügavamalt, aga ära eristada, et kus on erinevus, mis on turundus ja mis on müük. Sest tihtipeale, ütleme eriti alustav ettevõtja, ma arvan, et ta ajab need 2 asja segamini ja ma ei tea, kas on alati nii hullult oluline aru saada ka, on ju, kumb on kumb. aga mida ma just mõtlen, et need esimesed sammud, mida ma näen, mida tehakse, on, ehitatakse hästi kallis veebisait. näiteks tänapäeval õnneks jälle on võimalik seda odavamalt teha, aga väga mugav on kulutada sinna palju aega, ressursse, mõtlemisainet ja siis kogu aeg öelda kõikidele, kes küsib, et mida sa siis teed. See on ootel, ma veel seda ei tee. et kuule, turundus sa räägid nüüd väga paljudest inimestest täpselt. ja nagu
ja mul on olnud, see on nii huvitav, et kuna ma ise usun sellesse, on ju, et müük on treenitav oskus ja me tõesti, me peame järjepidevalt mingisuguseid samme tegema, siis noh, mõnikord mul läheb 3-4 kõnet ka oma inimesega aega, on ju, kus nad ise ütlevad, no okei, Katrin, ma saan aru nagu, et ma ei saa enam oodata, mul on lihtsalt vaja kirjutada, helistada, inimesega kontakti võtta. nii et point on see, et turundus on selleks, et me teadvustaks klienti tihtipeale, on ju, me räägime nüüd natuke võib-olla suuremate toodete müügist kui 30-eurine asi. Et meil on vaja teadvustada inimesi, aga teiseks me peame märkama, et kui nad nii-öelda reklaamikampaaniate peale ei osta, kas meil on olemas mingisugune koht, võimalus, hukk, kus me saame müügitegevused peale panna. Et me saame inimese kontakti ja saame temaga ise isiklikult jutustada, tema vajadust ära kaardistada. mis on sinu arvamus, kas kui ma olen nüüd ettevõtja ja tahan head käivet saada, mida me kõik tahame, on ju, et mitte ainult head käivet, vaid head kasumit ka. ja ikkagi ma tunnen, et no ma ei suuda seda telefoni vastu võtta, ma ei suuda inimestega otse suhelda. mis sina nagu soovitad, et kas ma palkan endale hea müügiinimese või ma ikkagi peaksin läbi närima sellest ka omanikuna, et julgeda müüa? no kui me räägime telefonist kui müügikanalist, et seal on päris palju takerdusi, mis on ebamugavad. nii et kuidas ma siis neid telefoninumbreid näiteks. ja teine takerdus või nagu see teine asi, et ma värban endale hea müügiinimese, et see on, kuni sul ei ole endal head müügiprotsessi, head arusaama, miks inimene ostab, mis on tema tavalised vastuväited, sul ei ole võimalik värvata head müügiinimest, sest tema tuleb, tema küsib neid samu asju. ma olen näinud päris palju konfliktseid olukordi, kus jälle ettevõtted on värvanud endale hea müügiinimese selle lootusega, et ta on ju superstaar, et tema on näiteks endiselt ka raamatuid müünud ja et tema ju oskab, aga millega ei arvestata, on see, et kui me näiteks raamatuid müüsime, meil oli pool aastat, kui mitte pikem, kestev treening. Meile anti ette kõik tekstid sõna-sõnalt, meil olid kõik vastuväited kirjas sõna-sõnalt, et meil oli igaks tegevussammuks, meil oli oma samm. nii et nagu, et kui sa loodad, et kusagilt mujalt tuleb sulle pre-packaged, ette vormistatud ideaalne müügiinimene ja sa ütled talle, mul on väga äge toode müü, siis tegelikult noh, see ei ole võluvits, mis päästab. et kui me veebikooli müüsime, siis oli ju ka tegelikult niimoodi, et ma ütlesin, et ma armastan kõike, mida veebikool teeb, mulle hullult meeldib see, ka see lubadus on ju, ja ma olen nüüdseks rääkinud päris mitme inimesega, kes ongi endale selle ettevõtlusvabaduse loonud, et see oli nende esimene samm. aga ma ju ei teadnud täpselt, et mis need sammud on, et ma ei tea, et mitu seda vestlust on, kui pikalt see kestab, mis on need maksevariandid, et ma pidin selle kõik sinu käest kätte saama. aga samamoodi, et mind õpetab palju rohkem see, kui sa räägid aktiivselt inimesega, mitte ma kuulan pealt, mitte see, et sa annad mulle, näed, Katrin, siin on 4 päeva tekste, et sa loeksid läbi et proovi kõigest aru saada, et siis noh, ühesõnaga, et see selleks, et müük hakkaks minema, enne kui sa oled seda teinud, sul on kindlasti vaja endal inimestega suhelda. ja on, tead, ma ei tea, 5% on tõesti inimesi, kes tõesti ei suuda müüa, lihtsalt noh, tihtipeale teadlased arvavad, et nemad ei ole need, kes müüvad, aga mis ma olen avastanud, et ma töötan päris paljude nagu hüvatehnoloogiasektori ettevõtetega ja seal on väga palju teadlaseid. Nad peavad müüma kogu aeg. et võib-olla see müük ei ole see standardne, et sa helistad kliendile, aga see, et ta läheb ja ütleb, teadlane ütleb teisele teadlasele oma organisatsioonis, kuule, meil on vaja siit see, ma ei tea, väikene vesiniku molekul natukene ümber muuta ja tema ei taha ja siis sealt juba tekib see müügiolukord investoritele müüma kogu aeg. nii et ilma selleta, ma arvan, lootes kellegi teise peale, ma ei ole veel näinud edulugusid. Nüüd, kui sa oled tulnud meid siia vaatama, ma tean, et siin meil praegu on üle 30 inimese ja järelvaatamised on ka, siis nüüd on sulle ka palun üks üleskutse, et sa lihtsalt ei vaataks, kuidas sa, Katrin, ütlesid, et passiivne müük ei tööta, jah? Et nagu lihtsalt passiivne pealtvaatamine, eks ju. Et siis palun kirjuta siia kommentaari, et mis on olnud sinu jaoks sellised takistused müügis, et mis on sinu jaoks kõige raskem või keerulisem müügis või äkki sul tuleb väga hästi see müük väga hästi välja, et kirjuta, me tahaks väga-väga kuulda su mõtteid. Ja kui sul on küsimusi Katrinile, siis praegu on kõige parem aeg neid esitada, sest et ärme oleme nagu tagasihoidlikud eestlased, et siis, kui üritus lõpeb, alles siis nagu tekkis 100 küsimust, on ju, sest et meil on veel aega siin natukene, et vastata ka täiesti sinu küsimustele, et sa võid oma äri kontekstis küsida, et olen näiteks tegutsen selles valdkonnas, kuidas ma võiksin kliente saada, mis iganes küsimus sul on, palun küsi praegu ja anna märku, kuidas sinul endal müügiga suhe ka on.
Aga meil on tulemas veebikoolis selline seminar, kus tuleb siis, ma ei tea, ukselt uksele müügiisa või kes on sinu jaoks Peep Vain? No Peep Vain on, ma arvan, minu jaoks küll esimene mentor mu elus üldse, kes oli, noh, ühesõnaga see Peep Vain oli kunagi võlusõna et kui meid värvati nii-öelda sinna Ameerikasse raamatuid müüma, et küll see inimene, kes mind kutsus, ta oli minu enda koolist üks inimene, keda ma juba oskasin austada enne, et sealtkaudu oli hästi suur usaldus. aga nagu lapsevanemad on ju, et kuidas nad lubavad oma lapsel minna Ameerikasse tol hetkel, no tegelikult ma läksin ka natukene hiljem kui Peep on ju, aga ikkagi see, issand, meil oli veel krooniaeg. Et nagu need summad, mis me pidime välja käima, olid kümnetes tuhandetes. Et ma otsisin igalt poolt, mina ja ma arvan teised ka, et otsin igalt poolt nagu seda tõestust, et see on päris asi, et see ei ole mingi skämm. Et ja Peep Vain oli jah, see inimene, kes oli see suur isa, kes oli käinud, kes käis meil korra aastas treeningutel rääkimas ka oma kogemusest ja ma osalesin, ta ju tegi hästi suure koolitusettevõtte. Peep ja partnerid oligi vist selle nimi ja siis seal oli see üks see osa oli niimoodi, et pidi üle kuumade sütte kõndima, mis vist äkki Anthony Robbins tegi või kes oli ja siis ma osalesin sellel ka ja siis ma mäletan, et see tunne, et sajad inimesed lihtsalt niimoodi usaldavad teda pimesi, lähevad üle nende süte ja siis kõik on nagu terved, õnnelikud, innustust täis, et ma nagu ütleks, et Peep minu jaoks ei ole nagu inimene, Peep on minu jaoks praegu selline sümbol, et kui mul on vaja endal nagu tuge saada, mõelda, et kust ma saaksin enesekindlust, et mul on vaja suuremalt mõelda, siis ma mõtlen, et Peep on küll niisugune inimene, kes nagu, ta ei mõtle kümnekordselt, ta mõtleb nagu 1000-kordselt. Üliäge, meil on nii vaja seda inspiratsiooni ja see saab toimuma siis 7. aprillil järgmisel nädalal, et Kirsike saab panna siia lingi ka, et te saate registreeruda sinna tasuta, pange kindlasti ennast sinna kirja, tulge, saage see energia ja see inspiratsioon iseendale nagu sisse, sest see kuidagi peab tulema sinna kõhu sisse, et sa julgeksid võtta selle toru või julgeksid nagu kirjutada kellelegi otse inimestele. ja ma usun, et sealt sellest sinu ja Peebu sünergiast sünnib midagi väga ägedat inimeste sees. Ma loodan, et elu muutvad, sellepärast et ma tõesti ise ka näen, kui oluline see müük tegelikult on, et sa saaksid elada head elu, nagu sa tahaksid elada, onju. Aga miks sina kutsuksid, mis oleks sinu üleskutse, et miks tasub sinna seminarile tulla? no nagu ma ütlen, et minu meelest Peep ei näe üldse tihti praegu, et ma olen tema muutuste rännakul käinud ja ma olen tema Instagrami jälgija ja see, mida ta tänapäeval teeb, on hoopis teine valdkond või nagu hoopis teine suund. et ta ikkagi räägib enese leidmisest ja muutuste loomisest ja elu ehitamisest niimoodi, et oleks nagu sulle väärtuslik ja hea. et mulle meeldib Peebu puhul see, et minu meelest ta ei ole enam selline pinnapealne, vaid ta lähebki süvitsi, sügavuti sisse. aga jälle vaata meie suund, ma loodan, et me jõuame sinna, et me ikkagi proovime rääkida müügist ja ma olen tema raamatu läbi lugenud, mis oli see Ukselt uksele, küll tal on neid mitmeid ja lihtsalt no nii ägedad seigad on seal ka 90ndate aastaste Eestist ja sellest, kuidas üldse USA sai minna, nii et ma loodan, et me saame natukene minevikus natuke kolada ja meenutusi võtta, onju, ja siis mind väga huvitab tema vaade just tänapäeva müügile, et kui palju, sest ma isegi ei tea näiteks hetkel, et mis tema arvamus ai buumist on, et mis ta üldse sellest arvab, kuidas ta teeb. kuidagi, et mul on nagu huvitav näha, kes on Peep tänapäeval Väga põnev, ja väga mitte see põnev. Instagrami Peep. Mhm. Väga lahe, mulle nii meeldib, Katrin, aitäh sulle, et sa panid selle küsimuse siia ja ma julgustan teisi ka, et kirjutage neid küsimusi, et mis siis, et see vestlus meil siin praegu omavahel on ju, võib tulla niisugune hektiline, et küsimus ühest nurgast ja küsimus teisest nurgast, aga tegelikult see live on ju selleks, et aidata sind, et inspireerida sind müügi osas. ja Katrin küsib sellise küsimuse, et tegutsen graafilise disaini valdkonnas, kuidas seal oleks kõige parem müüki teha? no ma alustan jah natuke mujalt, et ma ei tea, mida graafiline disain tähendab, mis mind huvitab, on see, et mida tähendab müügi tegemine, et tegelikult iseenesest, kui mina räägin müügistrateegiast hästi baasist, et ma nüüd liiga keeruliseks seda ei tee, et müügistrateegia ehitamine algab sellest, et mis on mu eesmärk. et eesmärk meie mõistes on ju, et meie kui ettevõtjad on niimoodi, et mis ma tahan, et oleks minu näiteks poole aasta käive ettevõttes. et graafiline disain on ju, ütleme, et sa tahaksid, et sinu aasta või nagu kuukäive oleks 5000.
ütleme, on ju, 5000 tähendab mitu klienti, kas see tähendab ühte hästi maksvat klienti või see tähendab 5 klienti, kes nagu võtabki sult 5 asja, on ju. Et lihtsalt seesama, see tagurpidi arvutamine, eesmärk, siis mida see tegelikult tähendab ja siis sealt nii-öelda allapoole minek, et selleks, et mul oleks 5 klienti, see tähendab seda, et mitme inimesega ma oleks pidanud üldse kontaktis olema. See on, ma arvan, see on hästi suur üllatus paljudele ettevõtjatele ja see on see, mis minu meelest võiks selle pinge maha võtta müügi osas ka, et iga inimene, kellega sa räägid, ta ei pea ostma. Tegelikult meie töö on ju see, et me räägime võimalikult paljudega, me suhtleme võimalikult paljudega ja me suudame välja tuua selle olukorra probleemi, et jah, mul on vaja graafilist disaini, kas mul on vaja seda parandada, on ju, ja siis sealt hakata seda pakkuma, et noh, ei ole päris niimoodi, et ma lähen siin Telliskivis õue, võtan 5 inimest ette, räägin kõikidega ja siis eeldan seda, et nad kõik vajavad graafilist disaini. Nii et kust alustada on lihtsalt see, et okei, mis on see, mida sa soovid, ütleme, sa tahaksid lihtsalt ühte klienti järgmise kuu jooksul, üks klient ja see on kõik. siis ma ütleks, et hästi, üks klient, kes on su tavaline klient, et kujuta ette, on ju, milline ta on ja milline, et mees või naine, sihuke turunduse asjad on ju, aga ka, et kust tüüpi ettevõttest, mis tüüpi probleemi ta lahendab. ja siis ma võtaks ette nagu erinevad veebisaidid näiteks ja siis hakkakski vaatama, et kuule, kas tema, ja tegelikult täitsa ausalt, ma helistakski neile peale ja ütleks, et ei tead, helistan siit ettevõttest või nagu helistan siit nagu graafilise disainerina, ma märkasin, et teil veebisaidil on need asjad ja ma tahtsin uurida, et kes teil tegeleb nende küsimustega, mis puudutab graafilist disaini. Et võib-olla ma alguses isegi otsin kontakti, sest mõnikord sellest hakkavad tekkima ka vestlused, kes ütlevad, et oi, meil ei ole seda inimest või oi, me võtame selle sisse ja sealt edasi hakkad hoopis rääkima sellest, okei, aga miks te ei ole mõelnud nii või nii või nii. Ma loodan, et see on piisavalt arusaadav, et et see on lihtsalt nii täpselt see, mida me küsisime, et Katrin küsiks, on ju, aga et sul on ikkagi vaja järjest hakata kitsendama, et mida mul vaja on, et kui ma olen nii algusfaasis, siis noh, me ikkagi otsime kliente suht niimoodi, et oh, LinkedInis sellele inimene selline profiil selles ettevõttes, vaatan, kas ma telefoninumbri leian, helistan talle, ütlen tšau. Ma tegelikult teen graafilist disaini, et äkki räägime. Väga äge. Nii, mulle nii meeldis see sinu praktiline ja jälle sa tegid müügi nii lihtsaks. Ma ei tea, kuidas sul see võime on olemas, aga Liis küsib nüüd ka oma kontekstist. Arendan laste unebrändi, väga põnev asi, on ju. Uneriided, raamatud, tegelased, juhised rahulikeks õhtuteks. Olen alles alguses. Koduleht on juba valmis. Kuidas alustada müügiga? Koduleht on valmis, et need turundustegevused sinna kindlasti lähevad peale, aga turundustegevused käivad siis turunduse lehtri alla, mis tähendab seda, et turundus on meil selleks, et tekitada brändile teadlikkust. Inimesed märkavad Instagramis reklaami või nad kuulevad kellegi käest, et siis see awareness, see lahtri kõige ülemine osa on tehtud. Meie küsimus on see, et kuidas me sellest teadasaamisest nüüd hakkame tekitama natuke rohkem huvi, hästi konkreetset huvi, mis tähendab seda, et näiteks kui see on Instagram, mida sa valid või on see TikTok või nii, et kas sul on olemas mingisugune hästi, et sa lihtsalt ei teadvusta inimest, oh hurraa, me oleme nüüd laste unebränd, unerõivaste disainibränd, vaid äkki sa paned sinna postituse lõppu mõne küsimuse, et kas tahad teada rohkem või et millega sina ütleme noore lapse emana, väikse lapse emana, et millest sina kõige rohkem puudust tunned. Et just hakata nagu kaasama inimesi ja läbi selle siis hakata neile näiteks looma mingisugust platvormi ja ma ei tea, müügikampaaniaid näiteks. Et ja ma nagu müügitegevuste mõttes, et jah, et turundus ja turundusest peaksid tulema siis need konverteeritud müügid, kui ma mõtleks selle peale, et järsku ma müüks neid komplektidena, on ju, et ma ei osta enam eraldi, ei osta puduriideid ja mingeid asju veel, aga äkki ma mõtlen selle peale, et kuule, et 200-eurosed komplektid panen kokku ja teen nende ümber hoopis selle müügikampaania. Et siis ma võib-olla mõtleks midagi sinna peale, siis ma peaksin koguma jälle looma mingisuguse variandi, kus ma loon liidid, võtan inimeste kontaktid ja siis teen nendega mingisugused müügivestlused, et see on näiteks see võimalus. Sest ma võib-olla ütlen seda, Marika, et tõesti ma ei soovita teha aktiivset müüki 20-30 eurostele asjadele, on ju. Kuigi jälle esialgused on vaja teha, ütleme 10 teha lihtsalt see, et sa saaksid aru, kuidas rääkida selles keeles, millest sinu klient räägib.
aga kuidas on muutunud praegu see telefonimüük, sest nüüd need skämmarid on ju noh, helistavad 2 korda nädalas ja minu ema näiteks on otsustanud, et tema võõraid numbreid üldse vastu ei võta ja see oli Mhm. naljakas juhtum, et ma olin tema pool ja ta helistas võõras number ja ma ütlesin, kuule, no iga võõras number ei saa ka skämmar olla. Võtsin selle telefoni vastu, arva ära, kes seal oli. oli järsku skämmar, jah? ja mul on nii, mul on nii kahju nendest EPD kulleritest ka, et siis kuidas nagu. Ja samas ma ise saatsin TPD-sse just mõni päev tagasi tänukirja, ütlesin, teate, ma olen nii tänulik, et annate mulle teada, millal te tulete. Tead, mina ütlen, et tänapäeval Eestis jah, neid skämmimüükareid on küll ja samas, mida ma praegu igapäevaselt teen, kui ma ei koolita, kui ma ei treeni müügialaselt, siis ma olen Combat Ready müügitiimis. Combat Ready on siis juhtimiskoolituste ettevõte ja ma teen seal iga päev müügikõnesid ja neid on ülimõnus teha. Ma olen nagu üle 100 kõne teinud ja mul ei ole ühtegi, mitte ühtegi ei ole olnud sellist, kes oleks kartnud, et see on skämm. Ja et ma arvan, mis see oluline osa on see avang, et sa ütled, kes sa oled ja miks sa helistad, et ja see tonaalsus, et ja et ma olen näinud, noh, ma olen rahvusvaheliselt teinud, on ju neid ettekandeid ja treeninguid ja et ma käisin Armeenias eelmine aasta ja siis üks noormees oli just minuga üks-ühele coaching us, ütles, et näe, vaata, just helistab ja siis oligi ai genereeritud inglisekeelne kõne, et noh, ja siis ma mõtlen, et okei, Eestis need tõenäoliselt tulevad, aga ühesõnaga, et minu meelest on ikkagi telefon niivõrd vähe kasutatav ressurss, sest ikkagi enamik liigub ju online tööriistade suunas. On ju, et emailid, LinkedInid, Whatsappid, Instagram ja nii edasi, et tegelikult head telefonikõnede tegijaid on ülivähe ja eristuda on nagu ülilihtne. Perbeli küsimus. Kuidas ma tean, kes on minu klient? Teen tellimuse peale õlimaale. See on ju suht lai Wow. spekter. Mhm. Et selles mõttes, et kui mõni noor on tellinud emast maali, vanaema lapselapsest, et kuidas ma siis mõtlen, kes on minu klient? See võib ju olla kes iganes. Esiteks, jumala äge toode, üliäge ja just mina ei okei, no teeme niimoodi, ma räägin enda perspektiivis, et ma küll ideaalis võtan hea meelega selle tellimuse vastu, aga siis ma ütlen kliendile ka, et kuule, ma hea meelega teen sinuga vestluse ka, et räägi mulle natuke endast rohkem. Et tõenäoliselt, mis siin juhtub, on see, et kirjutatakse sisse, öeldakse, et ma sain su kontakti või ma nägin su, ma ei tea, maale kusagil on ju, et nii-öelda see awareness tekkis ja siis ma kirjutasin sulle peale. Ja kui inimesed tulevad nii-öelda ehku peale, nad usaldavad ja sa maalid lihtsalt selle emaili peale, siis ma arvan, et see tulebki selline noh, 50-50 kas tuleb hea asi või ei tule hea asi. Versus see, et see on ka küsimus tagasi, on ju, et kas sulle meeldib inimestega suhelda, kui ei meeldi, on okei, siis sa võid endale lihtsalt sellise kontrollnimekirja koostada küsimustest, mida küsida, mis sul on oluline selleks. Aga maalide tellimine koju, ütleme, kui see ei ole mingisugune kontor, on ikkagi päris emotsionaalne ost, mis tähendab seda, et kui sa lood selle inimesega emotsionaalse suhte, siis see on küll koht, et kus sinu osa müügistrateegiast on niimoodi, et sa oma olemasolevat portfelli suurendad ka seestpoolt. Et sa ei jahi kogu aeg uusi kliente, vaid sa tekitad niivõrd hea suhte selle olemasoleva kliendiga, et ta toob sulle ka järgmise ja järgmise ja järgmise. Väga hea. Nii palju häid mõtteid, aeg on sealmaal, et me hakkame kokku tõmbama, et kes jõudsid siin hiljem liituda, et siis tulge, järgmisel nädalal on Peep Vain ja Katrin Kiviselg. Palju pikemalt on võimalik kuulata nende vägevaid vestlusi ja saada inspiratsiooni ja mitte ainult inspiratsiooni, vaid päriselt mingi energiaga enda sisse, et sul tekiks endal isiklikult see müügijulgus, et sa võib-olla, ma ei tea, samal päeval või samal hommikul kohe võtad selle telefonitoru ja hakkad inimestega suhtlema ja saad oma esimesed kliendid ja nii edasi. Et siis see toimub meil 7. aprillil õhtul kell 6 ja YouTube'i kanalil, aga registreerida on vaja, siis te saate endale lingi ja mis on äge, et sa saad küsida ka küsimusi ette, et ma julgustan väga, et sa saadaksid küsimusi ette, sest noh, kui tihti sul on võimalus nagu Peep Vainu käest küsida. Täpselt nii nagu need 3 inimest, kes täna siin laivis küsisid oma isikliku konteksti osas. Andke märku, kuidas teil on nendest Katrini vastustest, kas te saite mingisugust head vastust, kas te saite mingisuguse hea tõuke endale edasi, et oleme julgeme küsida, et samamoodi seal Peepu seminaril on sul võimalik küsida omaenda isiklikust kontekstist lähtuvalt mingisuguseid asju, saada üle mõtteplokkidest, mis sind takistavad müügis ja nii edasi. Ja ma lihtsalt ütlen veel
viimasena, et meil on tulemas ka müügikool veebikoolis, aprillis nüüd juba algab ja meil on esimesed 10, kes saavad ekstra early bird hinnaga, et väga-väga palju parema hinnaga, kui see müügikool saab olema ja praegu seal on 3 viimast kohta veel alles, nii et Kirsika saab panna siia lingi jälle, aga kes on huvitatud, sest müügikool ongi, et üks asi on, nagu sa, Katrin, ka siin rääkisid, on ju, et see müük on treenimine, et see ei ole see, et ma saan nüüd mingi tarkuse endale pähe, vaid see on tegelikult midagi, mida sa päriselt pead harjutama. Ja Katrin on üks koolitajatest seal müügikoolis. Aga kui kokku võtta see, mis mina sinu jutust nüüd enda jaoks korjasin, oli see, et esiteks number 1 asi, müügistrateegia paika, seda saabki läbi tegevuse teha, et seal oleks see õige müügistrateegia, sest et kõik asjad ei pruugi kõigile sobida. Teine asi, ära karda telefoni, ära karda seda, et inimesed ei julge vastu võtta telefoni tänu skämmeritele või mis iganes plokid sul endal peas on, et see aitab sul aru saada, mida inimesed päriselt vajavad ja kolmas asi, sind ei päästa ükski imeline müügiinimene ettevõtjana, vaid sa pead ise ikkagi müüma ettevõtjana, et aru saada, mis on need päris probleemid ja need kohad ja need protsessid on ju, kuidas see müük võiks edasi minna. Ja kolmas asi ongi see, jah, need 3 asja, mis ma nagu ise korjasin sinu jutust. Kas sul on midagi veel, mida sa tahaks lisada? me lubasime ühe hästi praktilise asja minu meelest ja siis kui ma mõtlesin, et mis need on ju, siis tahtsin hoopis ühe ebatavalise asja lauale panna. Et kuna me räägime sellest, et müük on nii hirmus, ma arvan, et see tuleb sellest sisemisest vastuolust, on ju, et ma ei taha müüa, sest et mis siis, kui ta ei osta. nii et see harjutus, mida ma tahaks pakkuda, et nendele, kes julgevad selle ette võtta, selle on ostuõhkkonna tekitamine. nii et kui sa oled sellises ärimudelis, kus sa pead tegema seda üks-ühele kontakti inimesega, no nagu ma kordan, et mis ei ole nagu sellised marketing push on ju, siis järgmine kord, kui sa temaga vestlust teed, siis alusta vestlust sellise lausega, et suur tänu, et me sinuga täna kokku saame, et sa minu jaoks selle aja võtsid. minu eesmärk on täna ära kaardistada sinu vajadused, sinu soovid, see, mida sa loodaksid minuga koostöös saada. ja ma ütlen kohe ette ära, et kui see on midagi, mis sulle väga meeldib või ma enda poolt jagan, siis ma räägin sulle, et kuidas me koostööd teha saame ja kui ei meeldi, siis see on väga okei, et ma luban sulle, ma nutma ei hakka. Väga lahe, väga lahe. et mida see tekitab, on see, et sa ise lased lahti sellest kliendist ja siis see klient ise ka ei tunne, et okei, ma just nüüd praegu pean ostma, et see ehitab hästi tugeva usalduse baasi. No nii, väga hea praktiline harjutus, mida teha. Aitäh sulle nende näidete eest ja aitäh selle julgustuse eest, et sa teed selle müügi nii lihtsaks meile kõigile. Ja soovin siis omalt poolt kõigile mõnusat reede jätku ja kohtume siis Peep Vaino ja Katrin Kiviselg seminaril, mis toimub nüüd järgmine nädal õhtul. Ja kes soovib tulla müügikooli oma oskusi treenima, siis uksed on avatud ja praegu veel viimased 3 kohta on väga hea hinnaga. aitäh, Marika, et sa kutsusid. Näeme.